tulemast minu sünnipäeva minipuhkusele. Täna on käes 10. aprill ehk siis see sünnipäevaeelne päev ja ma teen kõigepealt näo puhtaks ja siis saame edasi rääkida. Kes on siin aastaid jälginud mind, siis juba teab seda, et ma võtan iga aasta enda sünnipäeva ajaks mõned vabad päevad ja eelmine aasta mul oli USA reis sellel ajal. Ja see aasta lihtsalt võtsingi siis tänase, mis on reede ja esmaspäeva teisipäeva vabaks, et ma ei taha mitte ühtegi töömõtet mõelda ja ma tahan lihtsalt, et need päevad oleks täis asju, mida mulle meeldib teha ja lihtsalt see on minu arust üks aeg aastas, kus sa peaksid iseennast tähistama, nii et mina olen täielikult selle poolt, et oma sünnipäev nagu vabaks võtta. Kuna lihtsalt mul on see aasta sünnipäev laupäeval, siis tundus eriti mõnus teha siuke pikem nädalavahetus, sest see ei ole päris nädal aega, kui ma ära olen. Aga jah, selline tore aeg on käes, uskumatu. Nagu selles suhtes on nii crazy, et aprill on kohe nagu keskpaigas. Minu meelest pole siiamaani nagu siukest kevadissooja tulnud ja see on vist nagu tegelikult iga aasta niimoodi, et aprillis on siuke, et kas tuleb seda sooja või ei tule. Ja mais on nagu pigem rohkem lootust. Aga nüüd tänane päevaplaan on selline, et ma lähen kella 10-ks Küntesse. Ja siis ma tahan natuke shoppama minna lihtsalt, et vaadata midagi ilusat ja võib-olla homseks sünnipäeva lõunas / õhtusöögiks midagi ilusat selga panna. Lihtsalt veeta iseendaga aega. Ma tunnen, et ma pole nii ammu sellist päeva olnud, et ma oleks lihtsalt üksinda kuskil nagu käinud. Nii et ma tunnen, et see tänane päeva osa on siuke väga iseendale pühendatud ja siuke mõnus ja siis õhtul tulevad mu ema, mu õde ja mu vend külla. Et saame koos sünnipäeva juba tähistada. Aga first things first. Teeme ennast korda. Väga selline natuke old school outfit täna, sest mul on jalas ühed uued teksad, mis veits on eriti nende tossudega, mis ma panin siukesed, et nagu ma oleks kuskilt 90-ndatest välja astunud, aga need on tegelikult ülimugavad. Okei, te ei näe eriti hästi, aga ma proovin siit poolt näidata. Need on siis Lewise või Levise teksad, kuidas keegi tahab öelda, aga ma nii kaua olen mõelnud, et ma tahaks selliseid häid teksasid nagu tume halli värvi ka, kuna mul on need ühed Kessi sinised teksad, mida ma kogu aeg kannan, need on nii mugavad. Ja need ma leidsingi siis mingi üle-eelmine nädalavahetus sealt Lewise poest. Ja kui üldiselt minu meelest nende Lewise teksadega on see, et nad võivad olla suht siuksed kanged ja ebamugavad, siis see mudel, mis ma leidsin, on üli siuke mõnus. Ja see on siit ülevalt lihtsalt nii hea fitiga, et selge ei ole mingi, ma ei tea, aukus siin, et ilusti on ümber ja mulle meeldib see jalgade osa ka. See on siis 501 Curve mudel, keda huvitab. Ja esimest korda panen need jalgadena, nii et lähme vaatame, kui mugav nendega tegelikult olla, sest alati on teksadega see, et sulle võib proovides tunduda, et need on nii mugavad teksad ja siis kui sa reaalselt mingi istud ja nagu ringi käid, et siis selgub tõde. Aga ja mul väga palju aega ei ole, ma peaks jõudma veel auto ära tankida, siis lähmegi linna ja siis alustame seda päeva. Aga selleks, et see outfit nii nagu 90-ndad ei ole, siis ma ikkagi panen mingi jakiga peale. Minu meelest alati see trench jakk kuidagi muudab selle outfiti terviklikuks, et mul ei ole lihtsalt mingid teksad ja kampsul. Minu igapäevane käekott
meil on siin segadus, please ignore it, sest ma pean lihtsalt need asjad pärast need kastid ja värgid välja viima. Aga jah, kõigepealt praegu mul on vaja mingid weekendi asjad võtta, nii et let's go. No nii tundub, et ma tegin oma shoppamised tänaseks ära, sest mul läks kütuse peale 140 €. Nagu what the fuck is that? Ja nagu ma tean, et kütuse hind on kallis ja noh, minu jaoks on see, et ma pigem panen lihtsalt selle paagi täis. Ma ei viitsi nagu mitu korda hakata surtsutama, et äkki mõni päev on nagu mingi 1 sent vähem, on ju. Et selles suhtes see oli teadlik otsus, et ma paningi selle paagi täis ja noh, muidu tavaliselt oli meil paagi täis võib-olla mingi 80, 90. Kui nagu tõesti näitab, et ma saan 100 kilomeetrit sõita, siis ma tavaliselt tangin. Aga jah, 140 €, see on kindlalt rekord lihtsalt. Ma ei tea, karm värk, aga see on täpselt siuke asi minu meelest, et nagu mis ma siis teen, ma ei jätta sellepärast nagu elu elamata, et kütus on kallis ja nagu see on jah, mingis mõttes väga suur privileeg, et üldse saab niimoodi öelda, on ju. Aga jah, lihtsalt see on rets, mis need hinnad ja üldse see elu Eestis nagu teeb. Vahepeal lihtsalt tahaks nagu 2 käega peast kinni hoida, et mis siin toimub. Aga jah, väga haige. Aga mul on nüüd, ma ei tea, pool tundi täpselt küntan jääga, nii et ma jõuan suht täpselt. Ja tegelikult mul pidid eile olema küüned ja siis ma nagu vaatasin, et mul on mingi kliendi kõne, kus ma ei saa nagu puududa, see on meie kõige tähtsam klient. Ja siis kui ma küsisin tiimi käest, et okei, kas meil on mingi ruum ka pandud või nagu WhatsApp, siis tuli välja, et mul oli valesti kalendris ja seda koosolekut ei olnudki eile. Nii et ma oleks saanud eile küntes ära käia, aga pole hullu. Sest muidu ma nagu mõtlesin jah, et kuna mul on täna vaba päev, siis ma ei lähe nagu linna, kuna ma olen 3 päeva kontoris käinud. Aga noh, see on täpselt see, et what you gonna do, et ma pigem teen need küüned korda, sest nad on praegu tõesti välja kasvanud, kui see, et ma ei oleks üldse küüntesse läinud ja siis ma oleks nagu nende pärast stressis olnud. Et siis teen sellise mõnusa üksinda linnapäeva ja tegelikult on tore, sest muidu ma olekski lihtsalt kodus olnud ja nagu oodanud oma külalisi terve päev. Et selles mõttes ma võtan tänast päeva hästi-hästi rahulikult, sest ma olen terve nädal olnud stressis ja üldse väga viimasel ajal siuke stressirohke aeg on olnud, et siis ma üritan täna teadlikult võtta niimoodi, et mul on aega. Isegi kui mul läheb küüntes 2 tundi sellel vabal päeval, siis ei ole hullu. Ma üritan nagu täiega lihtsalt võttagi jah, teadlikult, rahulikult ja ei kiirusta, ei stressa ja lihtsalt naudin seda ilusat kevadpäeva, sest päike on väljas ja noh, see on iga aasta kõige suurem kingitus, kui on sellel sünnipäeva perioodil päike väljas. Mul läks ikkagi mingi peaaegu 2 tundi siin Ülemistes ära ja ma ei tea, ma ei leidnud nagu mitte ühtegi siukest ilusat mingit bluusi, kleiti, mida ma oleks nagu tahtnud. Aga siis ma ostsin 2 komplekti pesu, spordisokid, ühe Adi spordirinnaka, mida ma ka olen nagu tahtnud. Ja siis ma lõpuks viimasena ostsin Reservedist ikkagi ühe siuke väga trendika bluusi, kodus näitan teile. Aga väga mõnus oli üksinda lihtsalt chillida, brausida, proovida asju ja nüüd ma võtsin oma klassikalise blenderi tuunikala võiku ja mahla siis tee peale. Kuigi ma ei teagi, kas ma seda võileiba päris siin autos hakkan sööma. Mul on nagu kõht räigelt tühi, aga samas see on suht siuke messi, nii et võib-olla ma võtan paar ampsu.
aga jah, kell on nüüd 2 ja ma hakkan nüüd koju sõitma linnast. Ma olen juba täiesti ära väsitatud, et nagu see 2 tundi poes on nagu maksimum, mis ma suudan olla ja mul oli juba siuke tunne, et ma rohkem ei taha. Nii et lähme koju. Aga oh my god, ma pole nii ammu Blenderis käinud. Nagu ma käisin vahepeal ikka väga tihti. Eriti siis, kui mul oli see periood, kus ma tööl ei käinud, siis Blender oli minu nagu go to. Aga praegu jah, kuna ma ei ela enam linnas, siis see ei ole nagu nii kergesti kättesaadav. Ja siis jah, oh my god, see mahl lihtsalt hitib praegu täiega. Oh my god, see on nii hea. Ma tegin väga õige valiku praegu. Igatahes paneme siin autol hääled sisse. Kuulan, ma ei teagi, kas muusikat või podcasti. Ja siis ma käin seal kodu juures poes ja võtan mingid pakid. Ja siis saangi minna koju ja oma vaba päeva nautida. Need püksid olid väga mugavad. Sai väga mõnusasti istuda autos ja ka ringi liikuda. Aga esimene asi, mida peab peale sellist linnapäeva tegema koju jõudes pidžaamapüksid jalga panema. Või noh, mingid koduriided, sellepärast et nii mugavad nad ei ole, et ma tahaks nendega edasi chillida. Ja mul on nüüd umbes 2 tundi, kuni mu külalised tulevad. Ja me nagu mingit suurt tähistamist ei tee. Et mul on lihtsalt üli hea meel, et nad saavad tulla nagu külla. Ja see, mulle meeldibki see, et see on siuke low-key, et ei ole mingit suurt pidu ja sündmust. Vaid ongi see, et kuna mu ema juhuslikult niikuinii tuli Tallinnasse, siis nad tulevad mu aega siia ja vend ka otsustas Tartust kohale sõita, nii et mulle meeldib siuke lihtsalt väike perekondlik õhtu siis ja ilmselt tellin pitsat ja siis jutustame palju. Sünnipäeva hommik. Meil on väga pikk hommik olnud. Marko äratas mind enne 8 juba ülesse. Hommikusöögiga ja koogiga. Ta tellis väga ilusa tordi mulle. Me ei ole veel seda proovinud, sest lihtsalt mul sai hommikusöögist kõht nii täis, aga väga naljakas oli see, et need küünlad, mis ta sinna oli ostnud, need olid nagu, ta ei teadnud seda, et need on mingid naljaküünlad ja need olid siuksed küünlad, et need lihtsalt ei kustunud ära, et sa võis neid puhuda, aga need läksid uuesti põlema kogu aeg ja lihtsalt tuli mega palju sädemeid, et siuksed naljaküünlad. Aga jah, meil on kell juba varsti 10 ehk me oleme päris kaua juba siin hommikul üleval olnud, ma olen rahulikult nautinud siin kohvi ja mahla ja hommikusööki ja kõik värki-särki ja lihtsalt võtnudki üli rahulikult seda hommikut, mis on täpselt see, mida ma tahtsin oma sünnipäeval. Aga võtsin, et teeme siis selle kingituse lahti. Ma ei hakka teesklema, et ma ei tea, mis siin on, aga ikkagi on tore kingitust avada. Teen selle kõik katki lihtsalt. Ja noh, selle paki kuju järgi ma arvan, et te juba saite aru, et mis siin olla võivad. Siin on jalanõud. Ja siin on need kurikuulsad New Balance 960 minu meelest. Igatahes minu meelest need on 960 mudel ja ma nii pikalt olen mõelnud nende jalanõude peale. Aga lihtsalt mu enda käsi ei tõusnud lihtsalt maksma nii palju tossudest. Aga kuna mul on alati iga kevad ikkagi see, et siuke tunne, et oleks vaja värskemaid jalanõusid ja
need adid, mis ma endale ostsin, ei ole nagu noh, nad ei ole nagu see, et siis ma tahtsin selliseid jalanõusid ja minu meelest need on väga ilusad ja ma olen neid proovinud nagu selles suhtes, et need on seest ülipehmed ja siuksed korralikud nagu chunkid jalanõud, mis nagu teinekord on nii mõnus, kui sa tunned, et sul on siuke korralik jalanõu jalas. Aga jah, sellised vinged tossud. Ja siis, Marko, ega sa ei viitsi mu kella tuua? See on vannitoas. Ja siis, mis ma endale ise sünnipäevaks kinkisin, on uus või noh, mis uus spordikell, mul ei olnudki spordikella. Aga ma otsustasin osta endale siis Garmini, sest noh, jooksmiseks on Garmin tunduvalt parem kui Apple Watch ja mul ikkagi oli eesmärk hakata tegema neid tempojookse rohkem ja intervalle ja noh, lihtsalt treeningu mõistes ka Apple Watchiga sa ei saa nagu nii väga seda tempot ja asja jälgida, et sa pead lihtsalt väga-väga tunnetuslikult seda tegema, aga siin sa saad panna oma tempo sisse ja see kell ütleb sulle ise ära, kui sa liiga kiiresti või liiga aeglaselt lähed, et selles suhtes see on ülihea ja lihtsalt noh, igatepidi treeni funktsioonide mõttes on see nagu hea kell. Aga jah, ma olen lihtsalt seda paar päeva olen seda kandnud, mulle väga meeldib see unerežiim ja kõik see ka, et ta näitab sulle väga palju neid terviseandmeid ka. Aga see on muidugi mega suur, sest mul on lihtsalt üliväiksed randmed. Aga noh, ma harjun sellega ära, ma arvan, ja mu õde näiteks ütles, et ta isegi ei saanud aru, et mul on nüüd mingi teine kell, sellepärast et see Apple Watch, mida ma kandsin, oli ka mega suur, see oli mingi Marko vana kell ja mul ei olegi olnud väga ammu enda mingit isiklikku sükest kella, nii et jah, tegin selle otsuse, et ostan selle Garmini ja ma tegelikult pikalt mõtlesin, et mis mudelit ma tahan, sest nagu ma ei teadnud, kas ma tahan sükest päris spordikella vibe'i, et seal on tegelikult üks Venue mudel, mis on siuke natukene rohkem elustiili kella vibe'iga, aga siis ma otsustasin ikkagi selle Forerunner 965 võtta, sellepärast et Forerunneri kelladel, kuna nad ongi jooksukellad, siis sa saad siit nagu nuppudega jooksu ajal toimetada, mida selle Venue'ga ei saa, et Venue'ga sa peaks kõik ekraani peal vajutama. Aga jah, ma olen väga õnnelik selle ostuga ja noh, lihtsalt väga suur upgrade ja väga vajalik. Väga põnev on olnud jälgida kõike asju, aga meil on väga-väga rahulik päev plaanis ja ma ei tahtnudki midagi suurt täna teha, ma tahtsingi lihtsalt rahulikult puhata, olla ja siis õhtupoole lähme linna sööma. Nii et seniks vaatame jooksvalt, mis me teeme ja ma pean lihtsalt voodist ennast välja ajama, et alustada oma esimest päeva 31-aastasena, nagu see on täiesti ulme lihtsalt. Sinna Riva restorani. Nii see sünnipäev on väga üllatuste rohkelt edasi läinud, sellepärast et Javandra tuli ka ukse taha ja tuli siis korraks külla ja tõi meile värsket saiakesi ja kohvi ja kingitus ja lilled mulle ja väga-väga armas oli lihtsalt siuke, sest mina ei teadnud, et ta tuleb. Ta oli Markoga midagi kokku leppinud, nii et väga tore üllatus ja kinkis mulle selle Laureni käe ehte, väga ilus. Ja siis ühe toreda minipuhkuse Haapsalus, mida me lähme siis ülejärgmine nädalavahetus koos pidama, nii et üliarmas ja selline blessing, et me nüüd nii lähedal elame, et me saame lihtsalt tulen korraks läbi ja ajame juttu, joome kohvi ja see ongi siuke tore üksteisele tähistamine, mida me saame nüüd teha. Aga jah, siis me käisime veel vahepeal poes. Margo ostis endale ühe särgi, me tõime ühe paki ära, sest täna on ka lemmikloomade päev
ja Viislile saadeti üks tore pakk, seal on nii palju mingit lemmiklooma stuffi. Isegi ei teadnud, et kassidele selliseid asju tehakse, et ülitore, et ta sai ka oma väikse kingituse teha. Ja nüüd mul on väike lemon sprits ja ma hakkan meiki tegema, sest me peame tunni aja pärast juba kodust ära minema ja ma näen selline välja. Alustame meigiga. Täna nagu üks kõige parem kingitus, mis ma täna olen saanud, on ka tänane ilm, sest kui ma õues käisin, ma olin nii üllatunud, et nii soe nagu ikkagi 10+ kraadi, ei ole seda lõvedat tuult ja ma ei tea, nii mõnus tundus õues. Ja mul on hea meel, et meil on see väga varajane õhtusöök või siis hiline lõunasöök kell 4, sest siis kuidagi ongi see, et me ei pea terve õhtu ootama, et minna õhtusöögile. Ja ma ei tea, ma vist ikkagi panen võib-olla selle bluusi selga, mis ma eile Reservedest ostsin. Ma ei ole teile näidanud seda, aga pärast näitan. Ma ei oska mitte midagi mõelda ja nagu võib-olla paneks mingi kleidi, sest täna tegelikult on nagu suht soe. Aga kuna meil ei ole väga palju aega, siis ega väga palju ei saa ka mõelda, nii et ma üritan hästi ruttu mingi meigi ära teha ja siis vaatame, mis me selga paneme. Ma panin siukse nii-öelda siidist bluusi. Siin on all siuke pitsi äär, mis on väga trendikas, aga te ei näe seda. Nii palav hakkas ja nii kiire hakkas, nii et me lähme teeme sünnipäeva. Marko tuunikala tartar. Jam. Ja mul on mingi veiseliha liinutatud. Nüüd on petkis ka. Ja tisu siis. Mul on süüke tunne nagu ja kõht täis parem. Mis sul on? Ma ei näe ekraani. Aga meie sünnipäeva õhtusöök on peetud, kell on 6 ja nii hea minu meelest. See nagu kell 4 õhtusöögile, kell 6 juba käidud. Päike veel paistab ja üldse terve õhtu on meil ees, et üldse ei kahetse, et see laud meil täna nii vara oli ja käisime siis Riva restoranis. Ma ei olnud seal enne käinud, aga nagu ma olin seda kuidagi Instas näinud ja lihtsalt siis ma teadsin, et Masterchefist Eerik on seal kokk ja siis tundus nagu, et võiks proovida. Ja kuigi me ei ole üldiselt nagu mingid hullud Vahemere toidufännid, siis ikkagi kui nagu kala on hästi tehtud ja mingid asjad ikkagi on alati restoranides, mida sa saad ka mitte suure mereanni fännina süüa, siis jah, me leidsime endale menüüst sobivaid asju ja kõik, mis me tellisime, oli mega hea ja nagu ma ütleks, et eriti need eelroad olid täiega head. Et jah, kindlasti soovitaks proovida, kes ei ole seal veel käinud ja väga ilus ja siuke mõnusa vaibiga koht oli minu meelest, et nii tore, et sai enda sünnipäeval midagi uut proovida ja jäime nagu rahule selle kohaga mõlemad. Ja nüüd lähmegi koju, lihtsalt naudime seda sünnipäeva õhtut veel täiesti siukses vabas meeleolus ja meil tulevad homme külalised jälle, nii et siis saabki täna lihtsalt rahuliku kahekesi puhata ja ma ei tea, lihtsalt naudime seda kodust olemist ka, sest minu meelest nüüd, kui me oleme uues kodus ja seal on nii ilus ja mõnus ja mugav ja tore, siis nagu kõik siuksed sündmused on ka, ma ei tea, kodus on ka nii tore olla, et ei kipugi nagu kuskile mingit hullu suurt pidu pidama ja ma tunnen, et see on täpselt see sünnipäev, mida ma see aasta tahtsin, nii et ma olen väga happy. Tere
tere hommikust! Nagu Marko hommikul ütles, siis post-birthday morning. On pühapäev ja ma ei tea, nii veider. Mul ei ole nagu, ma tean, mul oli eile sünnipäev, aga natuke on ikka siuke tunne, nagu mul ei oleks, nagu, ma ei tea, ei ole siukest tunnet, nagu mul oleks eile olnud sünnipäev. If that makes sense, aga igatahes ma olen nüüd 31-aastane, mis on karm, lihtsalt karm ja lihtsalt uskumatu, aga ma olen nii kaugele jõudnud elus. Me paneme siin asju kokku, et minna trenni ja mul on siis rattasõit täna, sellepärast et ma hetkel ei saa joosta. Ma ei mäleta, kas ma olen nüüd teile rääkinud sellest jalateemast, aga põhimõtteliselt ma käisin esmaspäeval ortopeedi juures ja nagu arvasin, et ma saan kohe MRT uuringu teha. Ja siis tuli välja, et see MRT uuring on alles 20 mai ja mul on see poolmaraton 17 mai. Nii et teoorias ma ei tohiks üldse joosta nii kaua, aga me lähme esmaspäeval nüüd füsiosse treeneriga ja siis vaatame, mis ta räägib. Sest noh, ma ei tea, ma ikkagi tahaks minna ja kas või kuidagigi selle maa läbi joosta, et ma mingi kõndima ei viitsiks minna seda poolmaratoni, aga kui vähegi saab, siis tahaks ikkagi joosta, sest ma ei tea, ma tunnen, et kui ma nii kaua ootan sellega ja ma ei jookse terve aeg, siis mul lihtsalt kaob kogu see vorm ära. Ja praegu ka üldsegi nagu 2 viimast nädalat on olnud sellised, et ma ei ole jooksnud põhimõtteliselt üldse ja lihtsalt väga-väga imelik on ja võib-olla tunnen, et ma ei tea, nagu ma ei olegi mingi 100 aastat jooksnud, aga täna lähme teeme ratast, ikkagi hoiame südame töös ja lihtsalt ei koorma neid sääri siis. Ja jah, see on päeva esimene plaan. Ma ootan väga seda, et mis teed? I need your help. No. Black Gymshark. Paar tundi on mööda näinud, meil on trenn tehtud. Pidasin peaaegu 1,5 tundi vastu selle ratta peal. Ja nüüd meil oli suur plaan Johandre ja Villemiga grillida. Teha siuke esimene grilli õhtu või noh, päev. Ja nii kaua oli nagu ilus ilm selle nädalavahetusel ja just siis, kui meie plaan jõuab lähemale, siis kõik läks täiesti pilviseks ära. Aga kuna õues õnneks on suht soe ikkagi, ma ei tea, mingi üle 10 kraadi täna, siis mõtlesime, et me ikkagi teeme suvaned pilved ja peakski iga hetk siia jõudma ja siis hakkame pidama oma esimest grillimist. Mis see ma tahan? Praegu tunnen, et isegi suurem. Ei tahaks ja. Ma olen nii haigid. Ta vist otsustada pigem lõpp. See mingi võõras mees hoiab. Võimalikult kaugel. Ja see on esmaspäev ja mul on täna ka vaba päev, mis on nii tore. Ma väga eile ei vloginud rohkem, sest me lihtsalt chillisime oma sõpradega ja noh, olimegi, ma ei tea, kuni 9 vist suht olid Johandre ja Villem külas ja lihtsalt ma tundsin, et ma ei taha nagu selle vlogimisega segada ja noh, ega mul väga meeles ka ei olnud, nii et jah, aga väga-väga tore õhtu oli, tegime sauna, grillisime ja nagu lubas küll ilusat päikselist ilma, aga terve aeg oli pilvine ja siis, kui me olime juba õuest ära tulnud, siis nagu päikeseloeng oli väga ilus. Millegipärast ma ei jäänud üldse magama ja ma lihtsalt, ma ei tea, mis kell ma lõpuks magama jäin. Minu Karmin täna hommikul, nagu ma ei saa aru, kas ta ei loe õigesti seda une asja, sellepärast et ta näitab, et nendel hetkedel, kui ma ei olnud veel magama jäänud enda meelest, et see oli rahulik uni ja kuna mul läheb see nii-öelda selle sleep režiimi juba kell 10, siis ta näitabki nagu kella 10 ma oleks juba rahulikult maganud. Aga
aga ma ei maganud. Ja siis ta ütleb, et ma magasin täna mingi 9 tundi ja et mu uneskoor oli väga hea. Ja ma ei tea, kas ma nagu usaldan seda. Ma pean nagu natuke rohkem kandma ikka seda kella ja siis vaatama, kui täpne see uneasi on, sest minu jaoks see, et ma jäin nii hilja magama, nagu ma reaalselt käisin mingi 3 korda vetsus enne, kui ma magama jäin. See ei ole rahulik uni, see on minu jaoks see, mis kuidagi tekitab selle, et ma ei saanud ju väga hästi magada alguses. Õnneks ma ei pidanud nagu vara ärkama, nii et ma sain ikkagi oma unetunnid täis magada ja praegu esimese asjana ma tahan kohvi ja siis mõtlen, mis ma söön. Kõige lihtsam hommikusöök, ma isegi ei viitsi. Ma olen nii halb lihtsalt, ma ei viitsi süüa teha. Nagu, kui ma olen unine ja ma olen nagu üksinda, siis ma ei tea, mul on üksinda palju raskem süüa teha. Ehk siis ma arvan, et ma söön seda proteiinijogurtit ja panen siia peale apelsini ja kookselbeid. Sest see on selline toit, et see täidab normaalselt kõhu ära ja ma ei pea tükk aega mõtlema selle peale, sest mul on kell 1 füsio ja ma tahaks lõunat süüa alles peale seda. Siin valmis saama, õigemini ma olengi valmis ja lähme siis linna. Õnneks ongi see, et mul on lihtsalt füsio aeg ja Mari-Liisega filmime paar klippi ka ja siis ma saan lihtsalt koju tulla ja ülejäänud päeva kodus veeta ja ma olen nagu nii kaua oodanud neid vabu päevi ja lihtsalt see aeg iseendale. Ma olen kuidagi väga-väga igatsenud seda. Nii et lähme käime linnas ära, vaatame, mis füsio räägib ja eks ma saan siis teid jooksvalt update ida. Ma võtsin autosse kaasa banaani, vähe niksi batooni ja vee, sest mul tegelikult on juba, kuigi ma ütlesin, et see hommikusöök on väga täitev, siis kell on nüüd juba 11:30, ehk siis mul ikkagi läheb kõht tühjaks. Aga ma ikkagi jätan selle suurema lõunasöögi peale füsios käiku, kui ma olen kodus tagasi, kui on rahulikult aega ja tore päev. No, võib-olla ma aitan siis tõesti rääkida seda, et sul MagSafe töötab või? Selle füsioterapeudiga pead kokku panna. Nii. See oleks mega praegu. Nii, me oleme linnas nüüd. Mari-Liis on siin. Jaa, tšau. Mari-Liis näeb nii ilus ja kevadine välja. Ma olen inspireerunud kohe. Mis asja sa ajad? Ma olen Üleni mustas. Nagu reaalselt Üleni mustas ja tumeroheline bluus on hästi kevadine. Liis on ise heleda trenšiga. Ma ei tea, sa lihtsalt särad, vaata, see on see, mis kohe aitäh. No ma olen ju sinuga koos. Siin üle jääb. Aga me oleme varsti kohal ja vaatame, mis siis saab. Väga põnev, mis see füsio meile räägib. Ma olen kodus tagasi ja ma ei suuda uskuda, kui kiiresti see päev läks. Kell on 4:30 õhtul. Kell on 4:30 õhtul. Ma ei tea, mis ma mõtlesin, et ma olen nagu varakult kodus tagasi. Ja see on täpselt see nagu, esiteks tegelikult see linnast väljas elamise ajakulu nagu mingitel hetkedel see lihtsalt ikkagi ununeb ära, et sul läheb kokku 1,5 tundi päevast sõitmise peale. Ja siis jah, kuidagi lihtsalt väga kiiresti läks aeg, et ma tegingi just endale mingit suppi soojaks, et ma saaks midagi kohe süüa, sest õhtusöögini on veel aega ja noh, ma ju pidin lõunat sööma, kui ma koju jõuan. Ja üleüldse see, aga see füsio juures käik oli väga positiivne, nii minu kui Mari-Liisi jaoks, sest tegelikult nagu ei ole see kõige hullem, et alguses küll ta arvas, et kindel nagu ei on see Riia poolmaraton, aga siis kui ta nagu katsus neid sääri ja siin koputas ja vaatas neid luid, et siis tegelikult tundub, et nagu õnneks see kõige hullem ei ole. Ja me nüüd siin 2 nädalat ma pole jooksnud, nüüd 2 nädalat ma veel ei jookse ka üldse, et olengi siis ratta peal ja siis hakkame vaatama, kas saab ülivaikselt uuesti jooksma hakata. Et ikkagi on jah see
nagu ma olen siin maininud ka, see on see shin splints ja siia luude ümber tekib nagu põletik ka, et see on ka üks asi, mis peab lihtsalt paranema. Et ja noh, muidu on siis see stressiluumurd on ju, mis on sellised pisikesed murrud ja noh, tegelikult see füsio arvaski, et see võiks nagu 2 nädalaga ära paraneda, kuna tundub, et mul ei ole see asi nii hull, et jah, ta nagu ise igast harjutusi tegi ja nagu hindas seda olukorda, et see on ülipositiivne tegelikult, et tundub jah, et siis on mingit lootust, aga samas nagu me kõik seal kolmekesi rääkisime ka, et see ei ole nagu minu jaoks mingi selline pean minema, muidu suren võistlus, et see on lihtsalt üks poolmaraton, see ei ole nagu mingi eluliselt oluline koht on ju, et neid jookse tuleb veel ja praegu lihtsalt olulisem osa on see, et ma taastuks, kui see, et ma lähen sinna, siis jooksen mingi ribadeks ennast ja pärast taastun veel kauem sellest vigastusest. Et noh, õnneks me oleme kõik nagu täiesti samal lainel ja üks väga oluline asi on ikkagi see söömine ja ma lihtsalt pean endale rohkem, see on nagu nii nõme asi selle, nagu millest rääkida, et ma pean sööma rohkem, sest ma tean, et väga paljude jaoks toitumise teema on nagu siuke tundlik või siuke, ma ei tea, nagu tundub mingis mõttes privileeg, et ma saan öelda, et okei, ma pean sööma, et ma pean oma päevase kiloraaži saama üle, et ma ei tohi nagu jääda miinusesse, sest siis ma ei parane ja siis mul ei tule mingit progressi ka, aga see on ülioluline point, sest nagu kui sa ikkagi teed mitu korda nädalas trenni ja sa tahad lihaseid kasvatada, sa tahad saada paremaks, tugevamaks, siis sa pead sööma ja sa pead sööma rohkem, kui su päevane norm kiloraaž on, et muidugi oluline on jälgida kõiki neid makrosid, aga lihtsalt kui sa nagu tõesti nagu sa teed trenni ja sa mõtled, miks sa nagu ei jaksa või miks sa kuskil ei arene, siis sa pead sööma selleks, et sa saaksid nagu, et su lihased saaksid kasvada, et sa saaksid nagu paremini taastuda, et mitte millegi muu arvelt see ei tule ja ma olen sellest ilmselt ka nagu rääkinud ennem ka siin kanalil, aga lihtsalt see on nii oluline asi minu meelest, et sa ei saa tühja kõhuga trenni teha, sa ei saa tühja kõhuga magama minna, sa ei saa tühja kõhuga nagu sa lihtsalt, kui sa tahad midagi oma füüsilises vormis nagu paremaks saada, siis toitumine on seal juures mega oluline, sa ei saa seda teha ennast nagu näljutades või nagu jah, see, et minu jaoks on see lihtsalt mega suur häirekell, kui ma tunnen, et mul on kõht nagu nii tühi, et tegelikult ma ei tohi lasta, vähemalt nüüd, eriti nendel 2 nädalal, mis nüüd tulevad, ma ei tohi lasta oma kõhul nagu nii tühjaks minna, et ma füüsiliselt tunnen, et mul on kõht nii tühi ja muidugi siin on ka oluline vee joomine, sest vahepeal tõesti see, et sul tundub, et sul on kõht tühi, on ka sellest, et sa pole vett joonud, aga noh, mina tunnen ennast juba piisavalt hästi, et ma tean, kui ma ei olegi nagu piisavalt söönud, et siis jah, toitumine on praegu mega oluline ja me tõstsime ka jõutrennide arvu, ehk siis ma lähengi juba homme uuesti Mari-Liisega trenni ja siis kolmapäeval ja neljapäeval, et teeme jõuharjutusi siis rohkem ja siis füsio andis meile ka väga palju selliseid kasulikke nagu stabiilsuse harjutusi ja siuksed asjad, et kui ma muidu tegin neid hüppeharjutusi Mari-Liisiga, siis praegu me neid hüppeharjutusi ilmselgelt ei tee, et me ei põruta luid, aga lihtsalt mingid sellised tasakaaluvärgid, et siukseid asju saame teha ja selles suhtes oli tõesti väga nagu nii tore, füsio oli mul, Triin oli ta nimi Reactist ja lihtsalt oli nii, ma ei tea, ise oli nagu nii positiivne, ta nagu hullult nagu andis teadmisi ja nagu kuulas samas ja see oli kõik siuke koostöövärk, mulle tundus, et mulle väga meeldis see ja nüüd siis 2 nädala pärast lähen uuesti. Et jah, ma ei tea, ma uristasin kõik selle praegu ette, ma loodan, et ma midagi olulist ära ei unustanud. Hetkel ma keskendun söömisele ja Mari-Liis tõi mulle sünnipäeva puhul nii ilusad lilled ka nagu, oh my god, päris see hortensia, nii ilus, ma pean seda nüüd väga ilusti hoidma, kuigi ta ütles, et ei tohiks nagu väga keeruline olla, siis väga-väga ilusad ja tõesti sobivad meie terrassi peale imeliselt. Ja just jõudis mu Shinsei pakka enne, kui ma kodust ära läksin ja seal on mul ka terrassi jaoks asju, et mul tuleb siis jälle väike koostöö nendega, aga noh, see on jälle siuke koostöö, et ma niikuinii teeks seda terrassi hooajaks valmis ja siis mul on alati nii positiivne, kui siuksed
nagu koostööosad saavad ka olla täiesti loomulik asi mu elust, et selles suhtes on väga õige ajastus, et asjad jõudsid ja ma saangi äkki homme siis sellega tegeleda. Mul on 2 minutit aega, et see vlog ära lõpetada, sest muidu on see mälukaart täis. Aga ma ei mäleta, mis hetkel see vlog pooleli jäi. Igatahes täna on viimane päev nii-öelda puhkust. Oli siis 3 päeva vabaks võetud, pluss nädalavahetus, nii et 5 päeva töömõtetest eemal ja see oli täielik nauding. Ja ma tegelikult, mul on nii palju mõtteid üldse nagu selle tööelu ja sellega seoses, mida ma pidin välja mõtlema nende 5 päeva jooksul. Aga noh, ikkagi sünnipäev ja kõik see võtsid oma aja, nii et ma ei jõudnud päris nii kaugele oma mõtetega, nagu ma oleks tahtnud. Aga võib-olla mingis vlogis räägin lähemalt, et mis mind nagu vaevab või mida ma nagu praegu silmas pean, sest praegu siia seda jutustama hakata on lihtsalt liiga pikk. Aga jah, tõmbame siin otsad kokku. Ma täna käisin ka trennis ja lihtsalt olengi siin tegelenud oma mingite koostööasjadega, teinud süüa ja nüüd on aeg vaim valmis panna selleks. Ja muideks, eile oli meil 14 aastapäev, täiesti crazy. Me ei teinud mitte midagi erilist seekord, sest nagu oligi sünnipäev, mis on alati nagu need on 2-päevase vahega. Aga jah, see aasta me otsustasime, et kuna me mõlemad tegime sihukese suure väljamineku, et me ostsime need spordikellad ja lihtsalt kuidagi praegu ei olnud seda vibe, et tahaks nagu kuskil hullult minna, et siis seekord ei hakanud niimoodi suurelt tähistama, aga järgmine aasta on 15, nii et siis äkki teeme midagi suuremat. Aga nii uskumatu, et me oleme nii kaua lihtsalt koos elanud, et varsti on lihtsalt pool elu nagu how. Aga igatahes selle positiivse noodiga ma tõmbangi selle vlogi otsad kokku. Suur aitäh, et vaatasid, loodan, et oli põnev sellist, ma ei tea, natuke vabamas meeleolus vlogi näha, sest ma ise tunnen küll, et see vabaduse tunne või nagu, see on hoopis teistmoodi tunne, kui sa ei pea nagu siukseid töömõtteid kogu aeg mõtlema. Ja see vlogimine ja kõik see tuleb ka palju nagu, ma ei tea, mõnusamalt. Aga jah, vahelduseks oli tore, aga nüüd tagasi igapäevarutiini ja näeme järgmises videos. Tšau!